Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervitused kõikidele raadiokuulajatele. Käes on esmaspäev, on jällegi Eesti Krooni saate aeg. Ega siin midagi pikalt vist ei keerutakski, et Eesti Kroon, teada tuntud juba saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ja ega stuudios nagu ikka Andro Roos ja Maksim Romanovs ja alustaks juba selliselt kohe fanfaaride ja vilede ja kelladega, et võlakirju saab osta. No näed jälle. ja ei olegi nii madal intressiga, nagu ma siin hirmutasin. Täpselt, mina nägin, et 7% on intress mulle kohe, et 7%, 100% võtan osa. Et jah, aga mis võlakirjadest juttu ongi siis, et ega Clamping OÜ, ütleme, kes on juba tuttav Hoiu-laenuühistu liige, siis või ütleme, pikemad Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed teavad, kellega tegemist on ja mis kohaga tegemist on, aga Andro, äkki sa 2 sõnaga tutvustaks? No eks see on niisugune kompleks, nagu niisugune mõisakompleks, et kus siis on jõulumaa ja Eesti suurim jõulumaa ja talvemaa ja koolilaagrid tehakse seal ja eks see ongi nagu arenev, et on vaja nagu peosaali, toitlustussaali, et sellega nagu ka siis lahendatakse nüüd seda olukorda ära seal selle võlakirja emissiooniga, et saab teha vastavaid investeeringuid ja olemas ongi praegu nagu niisugune nii-öelda peoala või teemapark, jõulumaa, talvemaa, loomademaa, eks ole. Jah, nüüd ongi loomaaed, et toodi nagu Saksamaalt minu arust need sellised suured loomad, mida ma polegi kuskil mujal nagu näinud, et elus küll ei ole, aga näevad siuksed suursugused välja. Et aga jah, et on just toitlustamisega nagu nii-öelda pudelikael või kitsaskoht, et oma toitlustust ei ole, nüüd saaks selle lahendada. Ja eks perspektiivis ka tegelikult majutuskohti tuleb juurde teha, et siis oleks nagu see ring täis, et on teemapark, inimesed tulevad kokku, on oma toitlustus ja lõppkokkuvõttes oma majutus ka nagu, et on võimalik rohkem raha nagu koha peale jätta. Ja ma ütleksin niimoodi, et vaata, ega need siuksed maapiirkonnad mitte minu arvates ei ole, vaid eks tehiolud on nagu sellised, et kipuvad muutuma pommiaukudeks. Et see on nagu Eesti probleem just, et lähed Poola nagu, et seal nagu maapiirkonnad elavad rohkem ja ma ütleks, et see ongi nagu ime, et näiteks Torma elab, aga kui lähemalt vaadata, ega ta nii ime ei ole, sest ongi näed, tegusad inimesed on teinud siis sinna nagu sellise talvemaa või jõulumaa ja loomade pargi ja arendavad nagu seda edasi, et tänu sellele ikkagi seal palju rahvast käib läbi ja ju saab siis see piirkonna muud ettevõtjad ka nagu tööd ja leiba, nagu seal kauplused ja kõik muu, mis seal juures on. Lõpetas bensiinijaamaga. Ja, et mina ütleks niimoodi, et kunagi palju aastaid tagasi, kui ma Tormast ikka mööda sõitsin või läbi sõitsin, siis oli ikkagi see, et jäi selline mulje, et ära torma, et seal ei ole midagi nagu seal ei ole midagi, ei paraku ta nii kipub olema, jah. Aga nüüd on asi muutunud, et siin on aastatega on Clamping OÜ teinud suurt tööd, et tegelikult on sinna tõsise nagu turismiatraktsiooni ja tõesti jah, et juba nagu sai kordad mainitud, et seal toimub ka Eesti suurim jõulumaa, mis saab alati hästi palju tähelepanu. Aga rääkides ikkagi nendest võlakirjadest, jah, et käesoleva emissiooni eesmärgiks on kapitali kaasamine Torma mõisakompleksi väravaks oleva endise saeveski hoone väljaarendamiseks ning tervise elamusruumiks kohandamiseks. Ehk siis jah, et asi areneks ja kui ütleme siis mõni inimene mõtleb, et kas osta neid võlakirju, et kuidas see nagu tagatud on, et kas sealt ikka raha tagasi saab, et minge käige Tormas ära, näete, et juhul kui midagi valesti läheb, et küll seal on mida maha müüa. Ei on, jaa, seal on. Sellega on tagatud, et siin ei pea muretsema, et enam kindlamad seda võlakirja emissiooni annab otsida. Jah, ja saate jõuluvana ka kaasa nagu siis, kui niisugust musta huumorit teha või niimoodi, aga ma arvan, et mustaks ei lähe, et tagatised on tegelikult küllalt soliidsed, et seal on kinnisvarahüpoteek
ja mitmetele kinnistutele. Ja on ka siis, ütleme, juhtide käendused, et noh, kes see tahab ikka oma käendust käiku lasta, et ju nad siis selle võrra topelt pingutavad. Nii, ja igatahes kokkuvõtvalt siis võtakski sellised, et on saate eetrisse mineku ajaks on see, ütleme, võlakirjade emissioon juba alanud, algas ta siis 14. mail kell 12 ning lõpeb 5. juunil kell 12 või siis enne tähtaegset emissiooni mahu täitumisel. Ja võlakirjade väärtuspäev on siis 6. juuni 2025 ning lunastuspäev on 6. juuni 2027 ehk 24 kuud alates väärtuspäevast ning võlakirja liigiks on hüpoteekidega tagatud kupongi võlakiri, mille nimeväärtus ning müügihind on 100 eurot ehk siis tavapärane. Tavapärane, jah. Ja intress siis, nagu sai juba välja öeldud, ikka 7%, et kuidas see sai juhtuda, et Andro, et suruti peale? Suruti peale, aga noh, samas ega mina ei maksa seda, et ju siis tuleb välja nagu seal ja tore, kui kaasliikmetele pakub seda. Ja niimoodi. Et ma ei hakka eitama et see 7%, no veel kord, et see oli, et kui me eelmine saade rääkisime, sest et 6 on ikka, see on niisugune normaalne ja nii edasi, et aga 7, see on nagu rõõmusõnum, et minu jaoks on see nagu rõõmusõnum, kohe loed, vaatad mõnuga kohe, jess. Ja ega ta tegelikult on rõõmusõnum ka, ütleme, nende laenuvõtjale antud juhul ja teised ka, sellepärast, kui ma vaatan nagu seda, kuidas need ühisrahastusplatvormid tegelikult koorivad inimesi ja ettevõtteid. Et jah, investoritele nad annavad sisuliselt võib-olla kõrgemat tootlust, aga mündi teine pool ongi nagu see, et ütleme, see laenuvõtja, kes sealt ühisrahastusplatvormist võtab, ta hakkabki sealt ikkagi mingisugune 11-12% aastas pihta nagu see laenuintressiga. Ja see on nagu päris mõrv tegelikult, ütleme niimoodi. See on päris mõrv, et ei taha küll midagi maha teha niimoodi, aga ma olen nagu selles mõttes õnnelik, et kuidagi on õnnestunud ikkagi see kirikeset küla nagu panna, et ühelt poolt investorite ahnust talsutada, aga samas neile ka ikkagi soliidset tootlust anda ja teistpidi anda normaalse intressiga nagu siis laenuvõtjatele, nagu siis investeeringuks raha. Jah, ning võlakirja nimeväärtusest perioodil väärtuspäevast kuni lunastamise tähtajani intresse makstakse välja kord kvartalis vastavalt intressimaksepäevadele kokku 8 korda. Ehk siis saab inimene otsustada, et kõige mugavam on see, et lased kohe oma intressid sinna Tartu hoiulaenuühistu konto peale kanda. On ju kas oma hoiuse juurde, kus sul juba on avatud hoiustesse saab alati juurde lisada, või siis enda konto peale, mis on seotud debetkaardiga, mida saab kasutada, nii et igat pidi mugavaks on tehtud ja siin ongi, milles see konks peitub. On vaja olla Tartu hoiulaenuühistu liige. Jah, see on ikkagi, mitte liige ei saa neid võlakirju osta, märkida. Ja et võlakirju saad osta tõesti isikud, kes on Tartu hoiulaenuühistu liikmed, aga seda sa saad teha väga kergelt, minnes kodulehele tartuhly.ee, astuda liikmeks, astuda nii-öelda meie sekka. Ja siis mitte olla nemad, vaid olla meie. Ja ei pea, ütleme siis mingisugust rämedat vahendustasu maksma, nagu sa ütlesid erinevatele platvormidele ja nii edasi, et saab teha investeeringu, nii et kui vaba raha on ja tahate olla nii-öelda osake Eesti suurimast jõulumaast ja tegelikult Jõgevamaa ühest suurimast turismiobjektist, siis võtke tengelpung lahti ja mina nagu ütlesin, et 7 prosa 100 prosa võtan osa. Et ei ole küsimustki. Teeme aga siin ühe kiire pausi, siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon, saade rahast pangandusest, investeerimisest ja majandusest ning saate toob teieni Tartu hoiulaenuühistu. Stuudios ikka veel Andro Roos ja Maksim Romanovitš. Andro, eelmine nädal oli siis teada tuntud selline suur päev, kui teoorias pidi iga eestlane tunda saama seda, et kui pasun üürgab, kuidas tema taskust natukene füüri välja läheb. Ma arvan, et see füür läks juba enne välja. Ja, et ma küsin su käest niimoodi, et pasuna häält kuulsid või? Tütar ütles, me olime Maxima kaupluses nagu sel hetkel ja ma kangesti tahtsin küll kuulda nagu sõja helisid nagu, või kuidas ma ei oska seda järgi teha nagu on. Ei kuulnud, ma olin kaupluses sel hetkel, et täpselt vaata ununes ära nagu, et mõni minut enne 3 läksime ja ma ei tea, kuidagi terve päev olin nagu äreval, et tahaks kuulata, aga näed, ei saanudki.
aga ma hakkasin nagu mõtlema, et tütar juba üks päev enne ütles, et kooli katusel on nagu seal sellised masinad. Ma korra segan vaja, tead, miks sa oskan seda heli järgi teha? Pole kuulnud. Pole kuulnud, võt, ei ole kuulnud. Ei, eks see peaks olema midagi. No ei ole kuulnud, aga ei tea. Pärast praegu sa teed, siis ütled, et näed, et on aga tegelikult pärast on see mingi la cucaracha. La cucaracha, siis tuleb. Ja, et kes teab, et sest, et rahvas reaalselt ei kuulnud, et ma ka nagu ei kuulnud. Ja, nii on. Aga siis ma hakkasin muidugi mõtlema, kui tütar ütles, et ma vaatasin mingi antenn on, et tuleb sealt satelliiti või midagi, et lastele vaadata, aga siis hakkasin lähemalt vaatama, et ilmselt on nagu see sireeni aparaat. Aga ütle, Maksim, kas ei ole nagu niimoodi, et see nagu ajast ja arust lahendus, et meil on kõigil ju nutitelefonid, isegi minul on, kes ma aastaid vastu võitlesin sellele. Ja vaata, ütlevagi, ega maapiirkondadesse ei jõua ju seda panna ja meil on ka elu on külades. Ma saan aru, et linnades on rohkem nagu kontsentratsiooni. Praktikas me nägime, et asjad ei töötagi nii hästi, mis on ka muidugi andestatav ühelt poolt, et ega ei peagi töötama. Aga selle juurde võib-olla tuleme hiljem. Aga igal ühel on nüüd telefonid, et seal saab ju panna nagu peale nagu kas kärjeinfo või kuidas seda nimetatakse, et mis ei ole nagu tavaline sõnum, vaid et mis sul tulebki ekraani peale, kas sa tahad vaadata või ei taha, et umbes nii nagu see nali on, et mehele helistatakse. Et hallo, siis ta öeldakse, et hallo. Mees küsib, kas te olete kaitsepolitseist? Kui oleme jah, aga kuidas te aru saite, et me oleme? Mul oli telefon välja lülitatud. Et ühesõnaga, aga naljaks, ega telefonil need funktsioonid ikkagi on, et saab nagu üle sõita kõikidest rakendustest asjadest, tuleb nagu ekraani peale ja ma usun, et saab telefoni panna ka üürgama. Ja kas või selle sama häälega, see niimoodi, eks ole. Et tegelikult mina arvan, et see oleks nagu palju mõistlikum lahendus ja see nõuaks investeeringuid, aga see nõuaks mitte investeeringuid, ütleme siis raske, tehnikasse nagu siis, eks ole, füüsilistesse objektidesse, mis on ilmselt kallim, et see nõuaks lihtsalt mingi äpi valmis programmeerimist ja kus juures mina arvan siiski, et ise ei ole uurinud, aga kui seda uurida, vast on selliseid äppega juba tegelikult olemas, ma ei usu, et me seda leiutama peame hakkama. Ja selle äpi nimetus on Ole valmis äpp, see on täitsa eksisteerimas. Vot näed, et ongi tehtud. Ja. Aga tead, kõikidel seda äppi ei ole alla laetud. Jah, tulid teavitused SMS-i teel, et siuke tuleb, et ma arvan, et see jõudis väga paljudeni. Aga ikkagi, tead, ega me elame ilmselt sellised tänapäeva tehnoloogia või siis sõjatehnoloogia ajastul, kus võib-olla, vaata meie sinuga ei tea, on, kui peaks selline ohuolukord tekkima, on see, et vaenlane võib meie mobiilsidet blokeerida või siis segada selliselt, et need signaalid ei liigu ja siis vist ongi, et kõige parem lahendus on see nii-öelda manuaalselt, et pasun üürgama panna. Olgu. Et ka see on variant, me ei tea seda. Aga vaata, ma millegi pärast kahtlustan, nagu, et võib-olla on midagi väga tarka välja mõeldud, aga ma millegi pärast kahtlustan, et need pasunad ei tööta siis, kui elektrit ei ole. Võib-olla neil on mingid akud, B, kui need akud ei ole ära laetud. Et see, kui on kaua aega rahuaeg olnud, akud on laetud, aga nad on maha käinud, vaata nagu autodel juhtub. Amortiseerunud, eks ole, talvised ajad, külmaga läheb maha. D, ma kahtlustan, et nad peaksid olema mingisuguses ühises süsteemis. Ikkagi seal on kas fiiberoptilist kaablit või wifi'ga või kuidagi niimoodi, et kui vaenlane ründab, et eks ta võtab selle wifi maha, siis ongi nagu see, et nagu siin öeldi Pärnu kohta, et piuks tuli, eks ole, aga rohkem ei tule. Nii et ma arvan, et me ei saa lõpuks üle ega ümber nagu sellest, et ka see süsteem on siiski vaenlasele nagu manipuleeritav. Et kindlasti on, et ka vaenlane ju ei magada alati, oskab selliseid asju nagu planeerida ja ette näha, aga ma jään sulle ikkagi oponeerima, et mina leian, et see on vajalik süsteemi ja jumal hoia selle eest, et seda kunagi vaja ei läheks. Aga selles osas ma olen sinuga nagu kindel või tähendab nõus, et testimine oli nüüd ära, tuleb välja, et asi on ikkagi ligadi-logadi ja keegi peab ikkagi vastutust sellest kandma. Ei, vastutust kandma ja mitte nii, et pead lendavad, vaid tegelikult peab niimoodi kandma, et mitte nii nagu ajakirjanduses kirjutati, et kuni 2 nädalat uuritakse ja analüüsitakse, mis juhtus. Tegelikult oleks pidanud samal hetkel kohe uurima, et mis siis juhtus nagu, et ma ei tea, ma makseasutusjuhina ütlen jälle ka seda, et see on ka IT-süsteem ja seal on nagu riistvara, tarkvara asi, kõik peab ühilduma. Kui asi on nagu välja kuulutatud, et nüüd on nagu testimine.
testimine mingil põhjusel läbi kukub, ei saa nagu makseid teha, midagi, teenus ei tööta, siis ikkagi kohe programmeerijad võtavad kätte nagu ja teevad ümber midagi ja sealt see, mis valesti töötab, et seal oleks pidanud ka olema, nii et ega see ei pea olema ju kampaania korras niimoodi, et umbes, et on õppussiil ja siis kell 3 nagu proovitakse teha ja kui ei tööta, et noh, siis oodatakse järgmist õppust. Et see peaks olema niimoodi, et noh, samal hetkel oleks tulnud uurida ja hiljemalt tänaseks oleks pidanud see tööl olema. Mina leian küll niimoodi vähemalt, sest raha on kulutatud ja see ei ole mitte nende inimeste enda raha, vaid see on meie inimeste, see on Eesti inimeste maksuraha, mida oleks võinud, kui seda asja tööle ei saa või õigel ajal tööle ei saa, hoopis muude asjade peale siis kulutada, et kui siis selle peale, et mingi mittetöötav süsteem üles panna, nii et tegelikult noh, see mentaliteet peab muutuma, et kohe tuleb uuesti testida, kohe tuleb tööle panna. Ehk siis tegelikult praegu saaks nii-öelda sellest olukorrast saaksid meie nii-öelda vastutavad isikud oma nägu päästa sellega, et on lähimatel päevadel kõik kuuleksid ikkagi sireeni. Absoluutselt, jah, sest ega mitte töötamine ei ole ju mingi patt, et ega keegi ei ole 100% õnnestuja ja see ei ole nagu see koht, kus nagu narrida või ilkuda nagu, eks ole. Aga just nagu see, et kui kohe nagu uuesti ei testita ja kohe lähematel päevadel tööle ei panda, noh siis on ikka midagi väga mäda ja siis see asi ei ole õige nagu. Jah, siis on tegelikult ma arvan, et igal eestlasel tõesti põhjust natuke kulmu kortsutada ja öelda, et kuulge, et järjekordne rahaline kulutus tehtud, järjekordne FOPA on käes, kus raha on läinud, aga süsteem ei tööta, et kõlab kangesti selle ühe, las ma nüüd mõtlen, kurikuulsa raudteetrassi moodi või? Nagu Rail Baltic ja vaata, ongi nagu, kõik on nagu ühe sihukese mustri järgi ja käib nagu kampaania korras ja raha kulutatakse, aga tulemuseni nagu jõuta, et see nagu tegelikult ei ole normaalne, et ma ütlen, et riiki, paljud ütlevad, et ei peaks juhtima nagu ettevõtet, aga mina ütlen, et riiki peaks just juhtima nagu ettevõtet, see tähendab seda, et peab olema mingi tõhusus ja kasum, ega siis Eesti riigi puhul ei pea see kasum tähendama seda, et maksusid tõstetakse ja riigieelarve paisub kodanike arvelt, aga see kasum peab tähendama seda, et need asjad, mis on nagu ette nähtud, olgu ta raudtee või olgu signaalsüsteem, need peavad toimima nii, nagu ta alguses on välja käidud, kui riigieelarvest mindi raha küsima nagu selle jaoks. Ja ma tuletan siinkohal veel meelde ajalugu, nagu, et mina endise pärnakana mäletan ju seda, et kui oli kurikuulus linnapea Mart Viisitam, kes sai tuld ja tõrva, et ta on üldse väga pahasti teinud, nende poolt sai tuld ja tõrva, kes ta maha võtsid ja ajakirjanduse poolt ja kõige poolt, aga tema ju pani ka Pärnusse sihukese ohuteavitussüsteemi üles. Ja üks kriitika tema suhtes oligi minu mäletamist mööda see, et ta sihukese ohuteavitussüsteemi tegi sel ajal võimu ülevõtjad. Ma kahtlustan, et seal oli ka Reformierakond sees. Väga pahandas nagu selle peale, et sihukest süsteemi ei ole vaja. Et siis oli nagu vastupidine kampaania, aga nüüd on siis tehtud uus kampaania, et näed, ikka on vaja, aga see tänane süsteem paraku ei tööta. Mina mäletan Pärnus ikka millal see Viisitam võimul oli, vast oli mingi 15 aastat tagasi või niimoodi. Mina mäletan nagu seda, et midagi oli kuulda ikka. Midagi töötas. Ei olnud piuks, et ta töötas, aga öeldi lihtsalt, et seda ei ole vaja lihtsalt meil on rahuaeg ja meil ei ole vaja, meil on head naabrid ja kõike korras. Kuki-muki võeti lihtsalt maha. Jah, ütleme niimoodi, et võib-olla oli ta natuke ettenegelikum kui teised inimesed, aga eks siis praegu ju tegelikult vaadatakse igal pool, kus mingisugused vanad punkrid ja varjualused on, et kas seal annab midagi päästa ja taastada, sest et ei tegeletud sellega, et ütleme, et hetkeseisuga ju mina nimetaks niimoodi, et on 20 aastat tegemata tööd on nüüd hakkab nagu kätte maksma. Vaata, aga mina ütlen sulle seda, et mina olen ajaloo mees nagu ja mulle meeldib vaadata, kuidas on minevikus asju lahendatud, sest ega teinekord on väga palju tarkust nagu seal. Et jalgratast ei ole mõtet leiuta ja vapside, vabadussõjalaste, ütleme, liikumise, riigikaitseline põhimõte oli ju see, et hajutatus. Praegu püütakse nagu tekitada kuidagi kontsentratsiooni, et kõik ühte keldrisse, ühte punkrisse, relvad kuskil tsentraalselt, kõik on nagu kontrolli all, kelle käes on, mis on. Tegelikult peaks olema vastupidi, et minu arust riigikaitse peaks põhinema just selle vapside põhimõttel, et näiteks olid kaasatud sinna nende plaanides kartulikeldrid,
mis ideaalis on siis nii, et selle asukohta teab ainult tegelikult ju talu peremees. Noh, tänapäeval muidugi droonid saab kosmosest võtta ja nii edasi, et seda on natuke raskem teha, kuigi mitte päris võimatu. Aga niimoodi ta peakski olema, et keegi ei tea, et vaenlane ei tea, on seal sul kartulid, peedid või on sul laskemoona ka seal, eks ole. Ja see ei tohiks olla niimoodi, et on ainult tsentraalsetes baasides ja tegelikult, kui vaadata nagu relvaseadust ümber, ma leian seda, et tegelikult, noh, kas nüüd päris Ameerika süsteemi, Texase süsteemi võtta, et kõikidel ilma registreerimata relvad kätte anda, aga näiteks kui inimene oleks Kaitseliidu liige, võib-olla see praegu on nii, aga ma vist tean, kuhu pool seda tüürid, aga on täitsa olemas, et kui sul on relvakapp kodus olemas, siis sa võid seal relva hoida. No nagu vaata, aga noh, relvakapp, aga ma ütleksin jällegi nagu see, et tegelikult see peaks olema niimoodi, et noh, relvakapp relvakapiks, aga ta peab olema niimoodi, et ainult sina tead lõppkokkuvõttes, kus see on. Ja see peab olema ka niimoodi, et teha küll, et kui Kaitseliit sulle relva usaldab, noh, see on Kaitseliidu vara. Aga tegelikult sa lähed poodi või lähed kuskilt, ostad relva, paned selle kuhugil ära, keegi ei teagi, et sa selle ostnud oled. Seda ei peaks olema niimoodi, et seda registreeritakse. Ja siis ei tea ka vaenlane seda, sest et kui on registrid, siis on see register näha ka vaenlasele, eriti tänases infosüsteemis, infomaailmas. Nii et mina leian seda, et siin peaks olema ka selline hajutatus ja see oleks nagu palju tõhusam vastupanu, kui nagu siukene ühine kõik kokkuajamine, sest vaata ka see sireensüsteem, sõjaväelaste puhul see nii on, et igaüks teab teoreetiliselt vähemalt, kus ta kogunemispunkt on sõja ajal, aga tsiviilelanikkond ei tea. Tegelikult peaks olema ka tsiviilelanikkonnale mingisuguste paroolide asjadega teada antud ja ka niimoodi, et see ei registreerita kuhugile kesksesse süsteemi, vaid et lihtsalt, et ongi, et kuhu sa varjud siis, kui tõesti midagi sellist juhtub näiteks, eks ole. Mida ainult sina tegelikult tead või kõige sinu lähem perekond või kõige lähem võitlusgrupp või mis iganes, et seda ei pea isegi valitsus teadma. Sest see tagab nagu selle, et isegi kõige suurema kriisi või sõja puhul kõiki ei saa korraga ära hävitada. No, selle relvade kätteandmise või et mitte registreerimise või kätteandmise osas ma natuke poneeriks, ma tunnen, et meie ühiskond veel päris ei ole äkki valmis selle jaoks. Ma olen sinuga osaliselt nõus, jah. Et seal tuleb ikkagi natukene nägude järgi valida või siis ütleme niimoodi, et ikkagi seda, et sa teed selle relva eksami ära ja kõik vajaliku õppimise ära ja siis sa saad selle ja siis jah, tõesti mine peida endale kuskile kas või keldrisse kartulite vahele ära. Ma ei hakka sulle praegu ütlema, ma räägin järgmises segmendis sulle seda, et kuidas ma need eksamite ja tervisetõenditega, kuidas ma selle bürokraatia vastu ikka väga olen ja me siin eelmine kord rääkisime, et bürokraatia tõrje töörühm nii-öelda või natuke pilgata ka, et vähendas bürokraatiat, tegelikult ei vähendanud midagi. Ma tõin siin võib-olla nagu ettevõtja seisukohast eelmine kord välja, et mida oleks pidanud tegema, aga nüüd ma järgmises segmendis tooks ausalt öeldes tava kodaniku seisukohast välja, et kus see bürokraatia väga pitsitab. Ja, aga enne kui selle segmendi lõpetame, et vaata see kogunemise koht, kus on, et ma tea, oled linna peal näinud, et seal on ju mingisugused sildikesed välja pantud, et avalik kogunemise koht, sellised ruudukesega ja nii edasi, et mina arvan, et riik on teinud väärt investeeringu, et selline plastikus sildike maksab 20 eurot üles pantud ja nüüd on siin ohutu koht, et tulge siia. Vaata, ma ütlen midagi. Et saab öelda, et näed, et me oleme midagi teinud. No ma ütlen midagi väga sukust inetut võib-olla, et ma olen ukrainlastega rääkinud, kes tulid ja vaata pakuti küll Venemaalt läbi tulles ja ütlem Poolast läbi tulles ja niimoodi, kes tulid ka siia Eestisse ja Baltimaadesse ja niimoodi või teistesse riikidesse. Väga palju jäi ka inimesi kadunuks ja lapsi, ütleme. Me räägime organidoonorlusest, seksijärist, kõigest sellest, kes läksid tasuta bussidega. Mitte kõik loomulikult ja mitte kaugeltki kõik, ma ei ütle nagu niimoodi. Aga selline massi kogunemine, see on natuke ohtlik ja ukrainlased räägid ka seda, et ega ühte punkrisse kokku panna, et see on sisuliselt nagu massiaud, et kui maja kokku kukub, üks asi on sinna minna, sa võib-olla jääd ellu, aga lõpuks lämbud seal hapniku puudusest. Nii et need, kes tulid, osad ikka ütlesid, et nad sihilikult ei läinud tasuta busside peale, tulidki Eestisse ja maksid. Tulid kommertsliinidega, sellepärast, et seal nagu siukest pulli ei ole, et äkki lähed ja pärast keegi ei tea,
kus sa oma lastega koos oled, nii et need asjad tasub ka igal inimesel läbi mõelda ja ma muidugi ei ütle, et kõik ametlikud kanalid nagu sellised on, aga mina ei läheks kuhugile suurde kogunemiskohta. Ma olen enda jaoks nagu läbi mõelnud, mida mina teeks ja mina soovitan nagu kõigil ka need asjad läbi mõelda. Plaan A, plaan B. Teeme ühe kiire pausi, siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest ning saate toob teinud Tartu Hoiu-laenuühistu ning stuudios Andor Roos ja Maksim Romanovitš. No jätkame meie siin põletavat arutelu teemal bürokraatia ja see, kuidas meile raha sisse ei too, vaid ainult viib meie taskust välja. Et ma saan aru, et bürokraatia on järjekordselt ka sulle hambusse jäänud. Jaa, et ka mind kui väikest kodanikku nagu piinab ja piitsutab see ja ma pean kõigepealt ennast kiitma. Ja kiida sina ka mind ja kiitke raadiokuulajad. Mina ennast igal juhul kiidan, et ma olen jõudnud oma bussikoolitusega ja bussikooliga nii kaugele D-kategooria tegemisega, et ma olen autokooli teooriaeksami ära teinud, kõik loengud läbi kuulanud, veebieksamid teinud, autokooli paberil eksami, ühe korra kukkusin läbi, siis jätsin valed vastused meelde, läksin uuesti, olid sellised trikiga küsimused, tegin ära. Vot nii, ja siis ma läksin riiklikule teooriaeksamile Transpordiametisse, tegin selle ka ära, selle tegin esimese korraga ära, nii et seal oli mul 50 küsimusest 4 oli valet, et ma olen väga õnnelik ja tänulik taevataadile, et need asjad kõik said niimoodi tehtud. Aga kui ma märtsikuus läksin sinna autokooli, seal oli tervisetõendit vaja. Tervisetõendid, no jaa küll, et juba nagu vanem härrasmees, 41 aastat vana, aga ma sain tervisetõendiga tehtud, nagu veresuhkur ja kõik oli korras ja niimoodi, tead, aga ongi niimoodi, et vananedes inimene kuivab kokku, et ma vaatasin, et eelmise tervise tõendiga, et 2 sentimeetrit oli nagu lühem, nagu, et huvitav, et see ei ole võimalik nagu ajas ränd, aga näed, vaata, inimene võibki kokku kuivada nagu. Kaalu oli juurde tulnud nii edasi, see on asja naljakas külg. Aga mitte naljakas on see, et autokooli paluti juba märtsis tuua see tervisetõend, aga kui ma logisin terviseportaali sisse, et siis ma nägin, et tervisetõend on väljastatud, aga kui ma sinna peale klikkisin, et PDF-i alla laadid ja autokooli saata, siis tuli error ette. Kirjutasin ühe kirja, siis sõiduõpetaja juba autokoolis ütles järgmine kord, kuule, kui järgmine kord tuled, siis ikka PDF-i on vaja, et esimene kord siin platsi peal sõidame sinuga, eks ole. Järgmine kord läksin, jälle ei saanud, siis ma näitasin talle ette seal terviseportaalist, näed, vaata, mul on tegelikult kehtivuse 2030. aastani, see mul on olemas, aga näed, kui ma siia peale klikin, on error. Kohe kirjutasin uuesti teise kirja, nagu jälle mingit vastust ei tulnud, see on terviseportaali IT-le. Jaa küll, mõtlesin, et bussiga sõitsin, tegin teooriaeksami ära autokooli oma riiklikku, et äkki on selle korras, ma ei vaadanud sinna terviseportaalist, mul on tegelikult ükskõik, kas mul on see tervisetõend või ei ole. Mina ütlen, et see on üks bürokraatlik koormis. Ühelgi autojuhil ei ole vaja kontrollida, see on üks raha välja lüpsmise koht täielikult. Olge minuga nõus või ärge olge nõus, aga minu seisukoht on kindlalt see, et siuksed tervisetõendid, see on töö tekitamine, garanteeritud töö tekitamine perearstidele. Ma ütlen niimoodi, vaata, meil siin eelmine aasta oli ju oli liiklusõnnetus, kus laps sai surma sellega, et vanem meesterahvas sõitis autoga ja minu arust isegi ta tegi lausa 2 avariid, aga et vanuse tõttu ma olen pigem selle poolt, et seda tervisekontrolli oleks vaja, aga olgem ausad, me kõik teame, kuidas see käib. Et see on niimoodi, et sa tuled kohale, öeldakse, et kuidas tunned ennast hästi? Tempel, maksa 30 eurot. Ma siin oponeerin nüüd sulle, et tähendab, päris nii ei ole, et mul kontrolliti ka veresuhkurt, esimene kord ma kukkusin läbi ja siis ma vaatasin, pagan, et see on täpselt nagu see riiklik nöögisüsteem, et ettevõtetes asjades, et tee oma aruanded ümber ja asja, nagu, et sa ei saa lihtsas asjas ka läbi nagu tervisekontroll, kuhu me jõudnud oleme. Ma ei saanud selle pärast vaata, et ma unustanud ära, et ma sõin nagu. Arst küsis, ega sa ei söönud, siis mõtlesin, et äkki läheb õnneks, ma ütlen, ei söönud, nagu tegelikult sõin, eks ole. Ja ei olnud, veresuhkur oli normist üle, siis tahtis mul veenist hakata verd võtma, mõtlesin, teema tulen homme tagasi, siis järgmine päev ei söönud, sain tehtud selle asja. Vaata, aga ta ütles ka samas, et ega see ei takista sul, kui veresuhkur kõrge on sõitmast. Aga tegelikult see on juba risk. Ja see on ka ühelt poolt on risk, teiselt poolt on loomulik, et see ei saa takistada. Siis võtad rohud peale nagu, eks ole.
Aga kui sa unustad rohud võtmata, sul on tervisetõend olemas, nüüd ma oponeerin sulle, eks ole, sul on tervisetõend olemas, rohud on võtmata, vajud ära sõidu ajal seal, eks ole, ega see tervisetõend ei taga sulle seda, et sul tervis korras on. Ei, absoluutselt mitte, kuule, vaata, on olemas juba neid, vaata, sina ei tee suitsu, mina ei tee suitsu, on ju, aga kui oledki nagu teinud suitsu või nikotiini, siis sa tunned ju, vaata, pea hakkab ringi käima ja nii edasi. No, mina arvan, et nikotiinikud sõidavad suitsambus ringi, et nagu No aga nii on või tegelikult, et tuleb sul ebameeldiv telefonikõne, nagu võtad küll hands-free'ga vastu, aga lähed nagu närvi sellest ja samamoodi võid kaotada nagu täiesti reaalsustaju ja panna kuhugile vastu või nii edasi. Ma olen isegi äärekivi vastu niipidi sõitnud ja niimoodi, ma arvan, et me kõik oleme midagi taolist teinud, et ega tegelikult sellises konditsioonis ei tohi sõita, aga lõppkokkuvõttes, kes see otsustaja siin on, inimene ise tegelikult on nagu see, et kas mul on konditsiooni olla roolis või mitte tervisetõend. Ja ma ütlen, et see tervisetõendi süsteem, see on ikkagi suures osas on jama ja raha välja pumpamine ja garanteeritud töö tekitamine perearstidele, andku perearstid mulle andeks, aga see on mu seisukoht. Ja vaata siit edasi nüüd, eks ole. Nüüd tahtsin pärast teooriaeksami sooritamist, läksin kohe leti juurde Transpordiametis, ütlesin, et pange mulle palun nüüd järgmine kõige lähem sõidueksami aeg kirja. Ja siis ta ütles, et no can do, nagu inglise keeles öeldakse, et ei saa teha, et autokoolist ei ole tunnistust saadetud siia. No siis me helistasin autokooli, et kus mu tunnistus on? Just tunnistust ei ole, et sellepärast, et sa ei ole esitanud tervisetõendit. Nii, siis ma kohe logisin Terviseametis sisse, kus mu tervisetõend on, ikka see sama error. Siis helistan Transpordiametisse, ütlen, et Terviseametisse, vabandust, et palun, et minu tervisetõend on olemas, aga ma ei saa seda PDF-in alla laadida, annab errorit, ma olen 2 korda teile kirja saatnud, ei ole mul midagi vastanud. Ja siis hakkas ajama, nagu, et me oleme teile vastanud, tegelikult ma ei näe kuskil seda kirja ja rämpspostis kuskil. Ja me oleme vastanud teile, et et me saame selle tehnilise vea parandada, aga enne kui me töökäsu anname, peame teid identifitseerima, sellepärast nüüd saatke vabas vormis nagu see digiallkirjastatud avaldus, digiallkirjastatud probleemi kirjeldus. No ma sain nagu pahaseks, et mille pagana pärast ma pean digiallkirjastama probleemi kirjeldus, kui probleem on, siis palun lahendage see ära nagu, et mul on Tartu Hoiulahe ühistul on ka teinekord internetipangas probleemi, liige kirjeldab probleemi, kõige parem, kui saadab veel kuvatõmmis ja ma saatsin ka sinna Terviseametile kuvatõmmise, nagu, milles see probleem on. Probleem lahendatakse ära, mitte ei hakata küsima ja peetima klienti, et kuule, digiallkirjastada ka nüüd ära. Mis vahet seal on, kas ma olen identifitseeritud? Võib-olla ma olen jõuluvana, helistan, ütlen, et see on probleem. Või päkapikk kuskil. Ikka tuleb ära lahendada, ega probleem on probleem. No ei saanud, aga mul on vaja kiiresti ära teha see, et ma tahaks natuke reisile ka minna. Ja ma digiallkirjastused avalduse tegin ära, aga ma ei saa selle taha ootama jääda, sest see on jälle vastamine 5 päeva, nii edasi tagasi. Mul kaob juba 22. maiks tahaks minna eksamile, nii et tulge Transpordiameti juurde vaatama, kuidas Andro Roos teeb. Seal eksamid saate võib-olla välja naerda, eks ole, või õnne soovida pärast. Nii et ja siis helitan perearstile, paraku pool tundi ootasin. Digiriigis pool tundi ootasin. AI vastas mulle siukse, ma ei tea, kas see oli AI või siuke purjus mees, et praegu on kõik nii, vaatan siukse häälega niimoodi, natuke aktsendiga häälega ja tähendab, siukse natuke naljakas oli või groteskne. Pool tundi, keegi kurtis seal oma muret nagu, ja vaata, siin on jälle see perearstisüsteem. Võib-olla mingi tädi või onu või noor inimene, vana inimene, tõesti rääkis pereõega, eks ole, oma tervisemuredest, mis olekski pereõe ülesanne, eks ole. Aga mina helistasin mingi bürokraatliku dokumendi pärast, nagu olin liinil seal, pidasin pool tundi ootama ja pidasin jälle järgmisi liinile soovivad nagu kinni nagu sellega, et siit tuleb ju välja see, et ega see perearstisüsteem ei pea olema ka ju see, kus mingi dokumente väljastatakse, see peaks olema see, kus inimesi nagu ravitakse ja diagnoositakse nagu, eks ole. Aga on dokumendi vorpimiskohtadeks tehtud. Sain kätte, siis muidugi taheti homsele lükata nii edasi ja tagasi, aga lõpuks ma sain ikka inimlikult selle kokkuleppe ja ma väga tänan nagu pereõde, et ta mulle printis välja lihtsalt ühe mingi dokumendi, mis ei olnud päris tervisetõend, aga pani siis templi ja perearsti allkirjaga alla, et mul on ikka see tõend olemas ja ma olen läbinud kõik ja niimoodi. Ja siis ma võtsin selle tõendi digiriigis, läksin füüsiliselt, sõitsin siis perearstikeskusest autokooli, näitasin seal ette, seal tehti sellest koopia, skänniti sisse, pandi Google digiarhiivi. Ja siis ma ütlesin, kas ma nüüd saan nagu selle tunnistuse. Ta ütles, et saate, aga mitte täna, vaid homme.
ja siis, kui te homme saate, et siis te peate ise meile minema meie süsteemi kinnitama, et te olete tunnistuse kätte saanud ja siis ma saan omakorda selle teate kätte ja siis ma mingisugusel ajal, ma ei tea, kas homme või ülehomme, saadan Infotranspordiametile. Nii et niimoodi käib elu meie digiriigis ja ausalt öeldes minu arust on see täiesti mõttetu. See on, ütleme, ühe lihtsa paberi pärast pidi ametis olema siis hetkel minu näpu lugemise järgi kokku umbes 3 erinevat isikut. No jah, ja tegelikult digiriigi mõte on ju see, et sa istud mugavalt arvuti taga või oma telefonis, allkirjastad, teed oma asjad ära seal digitaalselt ja ilma kodust väljumata, aga mitte sa ei sõida niimoodi mööda linna ringi ja ei käi ametkonnast ametkonda. Noh, tegelikult nõme nagu. Kõlab suht absurdselt, aga mis ei kõla absurdselt on see, et veel kord Clamping OÜ tagatud võlakirja emissioon on alanud, 5. juunini on aega selles osa saada, ehk siis ühe võlakirja väärtus on 100 eurot, intress on 100% aastas ning kokku 8 korda tehakse neid väljamaksed 24 kuu jooksul ning osa saavad võtta Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed ning mille jaoks seda tehakse, ongi selle jaoks, et kapitali kaasamine Torma mõisa kompleksi väravaks oleva endise saeveski hoone välja arendamiseks ning tervise eluruumiks kohandamiseks, ehk siis, et maal elu ikkagi areneks ja Torma kandis elu toimuks ja ütleme, see külastus seal oleks ainult veel parem, et teada tuntud, me ju käisime seal kunagi 1 aasta suvepäevi pidamas liikmetega ning et tuleb küll meelde see koht ja ütleme, kant on ilus ja ütleme, kui muretsete, kas on asi tagatud ja kas on aus, siis ei pea, sellepärast, et veel kord, et kõik on oma silmaga ka nähtav, võite iga kell sinna minna, praegu on seal Loomademaa, talvel on jõulumaa, et juhul kui mingeid probleeme on, et selle oma investeeringu tagasisaamisega probleeme ei tohiks olla. Jah, ei. Nii et jah, et mis siin ikka, et nagu mina ütlesin, Andro, mina osalen selles asjas, kuidas sinul on? Ma juba osalesin. Juba osalesin, väga viis, no siis ma muud üle jää, kui mul lihtsalt käsi kokku lüüa, et 7 prosa aastas on intress, võtan osa 100 prossa, võtan osa. Väga ilus luuletus, väga ilus. Ja, nii et aitäh kõikidele kuulajatele, kohtume juba järgmisel nädalal saates Eesti Kroon ja vaatame, mis teemad siis laual on.